Jätkame taas väga elulisel teemal. Kui laste saamine on probleemne, siis kuhu võiks pöörduda? Eestis saab pöörduda viljatusravikeskustesse. Eestis on 6 viljatusravikeskust, 4 neist on Tallinnas ja 2 on Tartus. Ja 3 nendest 6 asuvad siis suuremate riiklike sünnitushaiglate või naistekliinikute juures. Ja viljatusravikeskustesse saab pöörduda otse, sinna ei ole vaja arsti saatekirja. Nii et ja mida ma veel tahaksin öelda, et kindlasti tuleks viljatusravikeskusesse tulla, kui on olemas partner, siis ikka koos. Mis on viljatus ja kas see mõjutab mõlemat partnerit? Viljatuseks ja millal oleks aeg pöörduda, eks need põhjused on ju, inimesed ise teavad, teinekord on mingid haigused või mingid ravid ees seisma, kus juba soovitatakse varem pöörduda, aga muidu selline universaalsem kriteerium on see, et kui 2 inimest elavad koos sooviga last saada, seksuaalelu on regulaarne, vähemalt paar korda nädalas, see on toimunud aasta jooksul ja sellest ei ole tulnud soovitud rasedust, et siis tasuks pöörduda nii naisel kui mehel viljatusravi uuringutele. Kui tõhus on viljatusravi? Viljatusravi tõhusus sõltub väga naise vanusest. See on nagu kõige tähtsam tegur, nii et pigem pöörduda viljatusravi osakonda varem kui hiljem, sest muidu seda frustratsiooni on alati rohkem, sest mida me näeme, on sellise kahtlusega, võib-olla inimesed elavad juba aastaid seda otsust tulla siia, see on raske otsus, teinekord lükatakse aastaid edasi ja kui tullakse, siis on ka tõenäosused abistada väiksemad. Meie keskuses on toimunud juba 25 aasta jooksul enam kui 13 000 viljatusravi protseduuri, millest potentsiaalselt oleks võinud tulla siis rasedus. Ja elussündide arv jääb kuskile 3-4 tuhande vahele. Enamus viljatusravi katseid lõpeb mitte rasedusega. Seda peab patsient endale kindlasti teadvustama, sest et vastasel korral seda frustratsiooni on asjatud frustratsiooni lihtsalt liiga palju. Et viljatusravi edukuse üks võtme küsimus on ka selline, ütleme, vaimne tasakaal ja selline püsivus, et mitte liiga ruttu alla anda, sellepärast et statistiliselt lihtsalt on niimoodi, et inimene ei ole väga viljakas, seda me näeme ka oma laboris ja see lihtsalt võtab aega ja tegelemist teinekord läbi mitme aasta, aga kellel seda püsivust on ja vaim vastu peab, siis nemad ikkagi jõuavad enamasti tulemusele. Ja minu soovitus on kindlasti pöörduda pigem varem kui hiljem ja võib-olla selline üldine soovitus, et see võib olla muidugi raske kombineerida, aga et laste saamist mitte lükata väga reproduktiivse ea lõppu.